Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Täna on Eesti perede majanduslik ebakindlus suurem kui kunagi varem. See puudutab eriti üksikvanemaid, pensionäre ja lastega peresid, kes võitlevad iga päev kasvavate kuludega. See ei ole enam üksikute inimeste probleem, vaid süsteemne kriis, mille on tekitanud Reformierakonna valed poliitilised otsused. 2025. aastal oli inflatsioon Eestis keskmiselt 4,8%. See on ligi 2 korda kõrgem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Kõige valusamalt lööb see madala sissetulekuga inimesi, kelle rahakotist hammustavad üha suurema osa toidu, eluasemekulud ja energiakulud. Inimesed vaesuvad, kuna elu on tehtud kunstlikult kalliks. Statistika näitab, et 2024. aastal elas suhtelises vaesuses 19,4% Eesti elanikkonnast. Absoluutse vaesuse määr tõusis 3,3%. Inimesed ei tule enam toime ning on sunnitud ka pöörduma kohalike omavalitsuste poole. Ja seda soovitas ka meie hea peaminister. Aga kujutage ette, 2026. aasta 1. jaanuarist on toimetuleku piir üksi elavale inimesele 220 eurot kuus. Ma ei kujuta ette, kuidas sellise rahaga on võimalik toime tulla. Kusjuures tuletame meelde, et 2025. aastal tõusis tulumaks, käibemaks ja lisandusid erinevad maksud nagu automaks. Ja nüüd 2026. aasta algusest on teinud ka elektrihinnad järsu hüppe ja jaanuari keskmine elektri hind oli 15,4 senti kilovatt-tunni kohta. Ja see on 68% suurem kui aasta varem. Ja see on otsene tagajärg rohepöördele, mis on teinud Eesti sõltuvaks juhitavate tuule- ja päikeseenergiast ja valitsus surub meile peale rohelisi eesmärke, arvestamata inimeste toimetulekut. Et kuidas peaks inimesed selles olukorras hakkama saama, kui elektri ja küte maksavad terve varanduse. Veelgi haavatamas olukorras on üksikvanemad. Statistika on karm. 2024. aastal elas suhtelises vaesuses juba 38% üksikvanematega leibkondadest. Ja see on 7,4% punkti võrra kõrgem kui varem. Absoluutses vaesuses oli 11% nendest peredest. Ja tekib jälle küsimus, et kas me lubame lastel ja peredel nälgida, külmetada selle nimel, et kokku hoida 0,000% maailma CO2 emissioonist. Et kus on see piir, kus te ütlete, et enam nii ei saa. Ja kui me nüüd räägime ka eakatest, siis ka eakate hulgas on vaesus koguni 62%. Et 2024. aastal toodud statistikas üksinda elavate üle 65-aastaste hulgas oli 62%. Ja pensionid ei kata enam kulusid küttele, ravimitele ega ka igapäevatoidule. Inimesed, kes on kogu elu tööd teinud ja riiki üleval hoidnud, on nüüd raskes olukorras. Ei kujuta ette, kui kaugele Reformierakonna juhitud valitsus on valmis minema rohepöörde eesmärke täites. Et kas me lubame lastel ja pensionäridel kannatada, et täita neid Brüsseli kvoote. Meie, konservatiivid, seisame selle eest, et Eesti inimeste toimetulek oleks riigi esimene prioriteet. Majanduskasv on riigi toimetuleku alus ja selle alus on ka odav
elektrienergia. Palun 3 minutit juurde. 3 minutit lisaks. Et mida siis teha, et elektri hinda alla saada? Selleks on väga lihtsad sammud. Esiteks tuleb loobuda CO2 skeemis osalemisest. Tegemist on kunstlikult loodud maksuga, mis ajab meie oma põlevkivielektri kalliks. Teiseks tuleb vähendada või täielikult kaotada riiklikud lõivud ja maksud, mis moodustavad pärast CO2 tasusid suurima osa elektri hinnast. Ja need on valitsuse enda loodud koormad, mis hävitavad meie konkurentsivõimet ja teevad inimesed vaeseks. Ja kolmandaks tuleb muidugi kasutada seda ressurssi, mis on meil alati olemas olnud, on põlevkivienergia ja see teeb ka elektri odavamaks. Ja muidugi tuleb lõpetada juhuelektri igasuguse toetamise. Tuule- ja päikesepargid ei tohi saada raha, riigi raha, kus nad destabiliseerivad võrku. Ja minister on ka soovitanud, et inimesed valiks fikseeritud hinnaga elektripaketi ja tegelikult ongi Eestil 2 valikut. On Reformierakonna pakett, milles on elektri hind 0,5 eurot kilovatt-tunni eest, kallis, ebastabiilne ja ebaõiglane, ja teine on EKRE pakett, umbes 0,05 eurot kilovatt-tunni eest, odav, stabiilne, õiglane. Ja see on valik ideoloogia ja terve mõistuse vahel ja EKRE seisab Eesti inimeste, perede, pensionäride eest. Aitäh! Aitäh!